Läbi tantsitud tallad. Kord elas üks kuningas. Tal oli 12 tütart. Kõik imekaunid. Nad magasid koos suures saalis, mille uks ööseks lukustati, kuid hommikuks olid kõigil kingatallad läbi tantsitud. Keegi ei suutnud seda seletada. Lõpuks kuulutas murelik kuningas, et see, kes saab teada, kuidas kuningatütred öösiti oma kingi kulutavad, abiellub ühega neist ja saab päranduseks terve kuningriigi. Kes aga 3 ööpäeva jooksul saladust ei avasta, kaotab elu. Igast ilmakaarest tuli kokku noormehi õnne proovima, kuid kellelgi ei õnnestunud kindlaks teha, kuidas kuningatütred kingi kulutavad. Ühel päeval sammus linna poole sõdur. Ta oli haavata saanud ega kõlvanud enam sõjaväljale. Teel kohtas ta vanakest, kellele rääkis plaanist minna kuningalossi õnne katsuma. See pole raske, vastas Heideke. Ainult ära joo veini, mida sulle õhtul pakutakse. Pärast aga teeskle magamist. Siin on mantel, mis muudab su nähtamatuks. Nii saad märkamatult kuningatütarde järele hiilida. Sõdur läkski kuninga juurde. Talle pakuti head ja paremat. Lõpuks tõi kõige vanem kuningatütar veinikarika. Sõdur ei joonud veini, vaid valas selle salamisi lõua alla peidetud käsna sisse. Hetk hiljem teeskles ta juba magajat. Nüüd hakkasid kuningatütred end ehtima. Seejärel koputas vanem õdedest jalaga vastu maad ja põrand avanes. Kuningatütred laskusid üksteise järel maa-alusesse käiku. Sõdur pani selgal nähtamatuks tegeva mantli ja hiilis neile järele. Kogemata astus ta noorima printsessi kleidisabale. Tütarlaps pöördus, kuid ei näinud kedagi. Ta rääkis juhtunust õdedele, need aga rahustasid teda ja kinnitasid, et keegi ei saa neile järgneda. Nad läksid läbi metsa, kus kasvasid hõbelehtedega puud, siis läbi kuldse metsa ja lõpuks läbi teemantmetsa. Sõdur murdis iga kord puult oksakese ja pani taskusse. Lõpuks jõudsid nad suure järve äärde. Järve ääres seisis 12 paati. Igas paadis kena prints. Kuningatütred istusid paatidesse ja kõik asusid teele. Sõdur läks noorima kuningatütre paati. Vastas kaldal asus uhke loss, kus kuningatütred printsidega hommikuni kütkestava muusikasaatel jalga keerutasid, nii et kõigil olid hommikuks tallad katki. Siis asuti koduteele ja printsid viisid nad üle järve. Seekord istus sõdur vanima kuningatütre paati. Sõdur kiirustas nüüd kõige ees lossi, läks oma kohale ja hakkas valjusti norskama. Nii teisel kui 3. ööl tantsisid kuningatütred printsidega, kuni nende kingad olid auklikuks kulunud. Aga 3. ööl võttis sõdur asitõendina kaasa ühe karika. Ja siis tuli aeg, mil ta pidi kuninga ees vastust andma. Ta võttis kaasa 3 oksakest ja karika ning rääkis kuningale kõigest, mida oli oma silmaga näinud. Nüüd tuli kuningatütardel kõik üles tunnistada. Kuningas andis sõdurile oma tütarde seast valida ja ta valis kõige vanema, sest polnud enam kuigi noor. Nad abiellusid samal päeval ning elasid õnnelikult kõrge vanuseni.